Me jätkame Tallinna Visiooni konverentsi. Üks väga muljetavaldav asi Viinis on see, kuidas on seal seotud väga vana arhitektuur ja väga uus arhitektuur. Ja et meie tänase konverentsipäeva läbiv teema on just nimelt Tallinna arhitektuur, siis ongi meil nüüd stuudios siin Tallinna Televisiooni stuudios väga esinduslik paneel, et rääkida sellest, kuhu suunas liigub siis Tallinn, kus samuti on ju kõrvuti väga vana ja väga julged uued lahendused siin Tallinna kesklinnas kerkib pilvelõhkujaid pidevalt juurde. Aga kõigepealt tutvustan ära siis meie paneeli liikmed. Alustame Tallinna abilinnapeast Andrei Novikovist. Tervist! Tere! Andro Mänd, Eesti Arhitektide Liidu juht. Tervist! Tere! Siis on meil siin stuudios Toomas Paaver, arhitekt ja Telliskivi seltsi üks eestvedajaid, võib nii öelda. Tervist! Ja, tervist! Ja Jaak Adam Loover, linnaplaneerija Tallinna linnaplaneerimise ametist on meil stuudios ning Margus Nõlvak Ülemiste keskusest või Ülemiste Sidist peaks ütlema, millegipärast läheb kohe mõte Ülemiste keskusele, mis on meil on siin kõigil suupärane, aga selle keskuse taga on terve omaette linn siin Tallinna sees kerkinud ja Mainor on selle linna üks initsiaatoreid ka. Tervist! Aga alustame Andrei Novikov Tallinna nii-öelda suurest vaatest. Kohati tundub, et pilvelõhkujaid kerkib siia aina juurde, julgeid projekte võetakse ette. Kui kontrollitud see protsess Tallinnas on, see linnaruumi arendamine, uute arhitektuuriliste lahenduste siia toomine, uute pilvelõhkujate ehitamine? Kui palju te jälgite seda, et linn oleks kõige selle taustal ilus, funktsionaalne ja kui palju on seal sellist lihtsalt, et vaatame mingi uus julge lahendus jälle? No tegelikult, kui me räägime ehitusest, siis see on väga, või planeerimisest isegi, mitte ehitusest, sest linn ja enamus meist siin tegelevad ühe või teise asja planeerimisega, füüsilise ehitamisega tegelevad teised inimesed, aga planeerimisprotsess on üle riigi paika pandud väga rangelt normatiivdokumentidega. See on kaasav protsess. Seal on igaühel õigus öelda, kus talle miski meeldib või ei meeldi ja sisuliselt selle protsessi tulemusena annab linn või omavalitsus siis ehitusõigust maksimaalses mahus kuskile mingisuguse hoone püstitamiseks. Millal see hoone püstitatakse, on juba eraomaniku otsustada. Kui vaadata maaomandi struktuuri, siis enamus maad kuulub Tallinna linnas eraomanikele. Linnale kuulub ka maad ja riigile maad, aga linna põhimaa on näiteks Aegna saar või Ülemiste järv või teed, tänavad, lasteaiad, ehk siis need kohad, kuhu päriselus midagi väga ehitada ei saa. Ja millal see ehitusõigus realiseeritakse, sõltub juba täiesti teistsugustest faktoritest. Sõltub sellest, milline on majandustsükkel, sõltub sellest, millised on konkreetse äriühingu või eraomaniku investeerimisvõimekused või laenuvõime või muud plaanid. Sageli need plaanid ka muutuvad. Ehk siis mitte kõik planeeringud, mis on välja antud näiteks äriotstarbeks, ei realiseeru äriotstarbelistel eesmärkidel. Nad võivad ajas muutuda, tekib teine konjunktuur, tekib teine soov ja siis tuleb ka planeeringut muuta või anda hoopis projekteerimistingimused. Linnal on väga oluline roll paika panna reeglid. Reeglid tulevad suures osas üldplaneeringutest. Nendega linn tegeleb jooksvalt. Tallinnas on praegu peagi kõikides linnaosades, ütleme, enamuses linnaosades on kehtestatud üldplaneering. Nõmme ja Põhja-Tallinn ja Kesklinn on need, mida praegu tehakse. Nõmme on kõige rohkem sellele lõpule lähemal, ülejäänud on pisut kaugemal. Nii et see on see päriselu, milles me elame. Need on need piirid ja reeglid, mille sees me opereerime. Aga Jaak Adam, Tallinna linn on väga innukalt valmis kuulama väga julgeid lahendusi. Jah, muidugi. Vaatame neid pilvelõhkujaid. Kes oleks võinud ette kujutada 30 aastat tagasi, et meile selline mini-Manhattan siia Tallinnasse kerkib? 30 aastat tagasi juba hakati neid asju tegelikult kavandama, ja kaugeltki ei ole see, mis on siis mõeldud, veel valmis. See protsess on pikk, aga minu kui linnaplaneerija mõte ja visioon Tallinnast on tegelikult see,
Et mitte, et kas Tallinna kesklinnas on liiga palju pilvelõhkujaid või liiga palju uusi maju, vaid see, et Tallinna kesklinn ei kaotaks oma atraktiivsust. See oht on tegelikult reaalselt olemas, sellepärast, et ka üle linna, nagu abilinnapea just ütles, üle linna tegelikult toimuvad arendused ja see ei ole linna poolt kontrollitav, vaid see on maaomanike kontrollitav. Kuidagi peab kesklinna atraktiivsust sedavõrd tõstma, et suuri pingutusi teha, sest kesklinnas on kõige keerulisem planeerida, kõige rohkem võtab see aega, et just siia ikkagi ehitatakse ja tuldaks. Ja siin on rohkem inimesi vaja. Autodega siia rohkem inimesi tõenäoliselt ei saa, kuidagi teistmoodi tuleb inimesi siia juurde saada. See on üks pool siis. Ja mõtleks selle kokku võib-olla niimoodi, et kui me mõtleme näiteks Berliinist või mõtleme Viinist, millest just räägiti, siis ja kui keegi inimene on Viinist, siis me mõtleme kohe Viini kui linna peale. Me ei tea, kas ta on kuskilt getost või peatänavalt, et samamoodi Tallinna kesklinn tegelikult, kui ta on atraktiivne, äge, siis ta annab oma väärtuse kogu linnale, kõigile linna elanikele. Et see on ääretult oluline. Ja teine, millega mina tegelen, mille pärast muretsen, mul on mõned näited ka kaasas siin, kui ekraanile tulevad, on siis avalik ruum tegelikult ja Tallinna arengukavas, mis praegult on koostamisel, on üks läbiv moto, et kodu hakkab tänavast. Ehk siin piltidel on näha, kuidas väikeste muudatustega, need ei ole midagi suurt, erakordselt, need on väikeste muudatustega on muudetud siis sõiduteest või tänavast tehtud koht, park või plats pingiga või midagi kohvikutele ruumi loodud, mingi identiteet, mingi platsike. Ja selliste mikroruumide loomine üle linna asumitesse, see on selline teine väga oluline teema, ma arvan, millega peaks tegelema. Ehk me peaksime tänavaruumist mõtlema ka avalikust ruumist kui millestki, mis ongi tegelikult meie kodu. Andra Vänd, me kohtusime viimast korda Arhitektide Liidu korraldatud konverentsil, see oli eelmisel aastal, kus te rääkisite, et Tallinn on üks segregeeruvam, kõige kiiremini segregeeruv linn Euroopas. Seletaks selle ka lahti ära. Siin on otseselt linnaruumi teemad ju mängus, et Tallinn on küll väga uhke kesklinnaga, aga need äärelinnad ja need elamurajoonid, magalad on muutumas kuidagi ühe grupi keskseteks. Jah, tõsi ta on, et kõik uuringud seda näitavad, et madalama sissetulekuga elanikud lihtsalt surutakse kesklinnast ja ka mereäärsetest piirkonnast välja, et see, mis Põhja-Tallinnas toimub, see on minu meelest nagu õpiku näide tegelikult, et seda protsessi on pidurdanud tõenäoliselt see, et 90 alguses toimus lause erastamine, ehk siis inimesed on oma korterite omanikud, ehk siis nad elavad tegelikult oma elu lõpuni seal ja tõenäoliselt nende järglased on need, kes need korterid müüki paiskavad ja siis tuleb see jõukama sissetulekuga elanikkond võtab need üle, et see protsess on olnud selle tõttu tõenäoliselt aeglasem ja pidurdum. Aga mida me näeme ja suheldes siin ju teiste riikide erialaorganisatsioonidega samamoodi, kes on need protsessid tegelikult läbi teinud, et praegu on veel meil see hetk, millal me saame seda laeva ümber keerata, sest 20 aasta pärast hakata seda linnastruktuuri niimoodi muutma, kus sul on jõukamate elanike piirkond ja vaesemate elanike piirkond, et siis see on, ma arvan, et meiesuguses avatud majandusega ühiskonnas on praktiliselt võimatu. Sest sellist raha ei ole kellelgi, et hakata inimesi ümber paigutama ja toimetama siin sellega. Et lihtsalt, ja õnneks ma saan aru, et kesklinna uus üldplaneering on võtnud eesmärgi vähemalt selle teemaga tegeleda ja selle käsitleda, et kesklinnas oleks ka elupinnad lasteaiakasvatajatele, meditsiiniõdedele, poemüüjatele, et nemad ei pea olema surutud kuskile linna servadesse. Põhja-Tallinnast oli juttu, Telliskivi teema toome siia sisse. Teie piirkond on Tallinna üks kõige populaarsemaid. Ja samas oli just juttu, et sealt surutakse varasemad elanikud välja noorte poolt, kes tulevad sinna, toovad sinna küll elu, ühelt poolt väga positiivne, teiselt poolt jälle mõned muret tekitavad tendentsid. Kuidas te kõigi nende probleemidega tegelete? Siin on, mul tuli praegu pähe üks paradoks, et tegelikult jah, me oleme olnud selline selts, kes
on nagu aktiivselt tegutsenud hea avaliku ruumi nimel, oleme seda püüdnud ja ühte-teist saavutanudki, tänavad lähevad paremaks, oleme suutnud näiteks, ma arvan, et kalaranna ära päästa, et seal Kalamäe külje all saab ka tulevikus ujuma minna. Ja toonud sinna elu, sellise reaalse särtsaka elu, mis näiteks vanalinnas õhtul sureb välja, aga Telliskivis jätkub praegugi. No sellega see püüdlus on olnud ja seal on veel arendajad, eks ju, et nagu Telliskivi loomelinnak ja Telliskivi silts on tegelikult nagu erinevad organisatsioonid täiesti, aga seisavad mõnes mõttes nagu ühe asja eest. Aga mis see paradoks on, mis mul pähe tuli, et vaata, kui me loome väga head ruumi, siis selle tulemus on paradoksaalselt see, et kinnisvara hinnad selle tulemusel tõusevad ja siis tulevad sinna rikkamad inimesed sisse ja võib-olla need aktiivsed noored, kes väga ei tunnegi huvi selle vastu, et nii hirmus suuri rahasid teenida, lähevad juba kusagile mujale. Seda on muide juba näha Kalamajas, et enam nagu väga ei tea, kas see ongi see õige koht, kus elan. Ja mina ei tea, kuidas seda paradoksi lahendada. Et nagu hea ruumi nimel töötades me pikas perspektiivis saavutame võib-olla vastupidist, aga tegelikult ma mõtlen, et kui seda teha igal pool, et tegelikult me mõtleme läbivalt linnas, et me loome järjest paremat ruumi, siis äkki see ei ole probleem, et lihtsalt Kalamajas võib-olla on olnud see nagu natukene rohkem aktiivne, aga muidugi Kalamajas on ka samas, et see ei ole kuidagi linna poolt tekitatud, vaid see ongi tulnud sealsete ettevõtete ja inimeste poolt tekkinud uus keskkond. Ja tegelikult mida linn peaks tegema on see, et linn peaks suunama tegelikult enamus oma investeeringutest just nendesse piirkondades, mis hakkavad maha jääma. Et just neid rohkem üles lükata. Et selles mõttes, et Tallinn on tegelikult, kui me vaatame, kus on parimad mänguväljakud, siis need on Lasnamäele. Selles mõttes, et Tallinn on nagu tegelenud sellega. Aga kui me vaatame nagu seda ruumi, mis seal nagu Lasnamäel valmis, kui me vaatame näiteks uus ehitimise Lasnamäel nagu ehitatakse, siis tegelikult taas toodetakse Lasnamäge. Et see on seesama, see monotoonsus ja inimesed ostavad sinna kortereid sellepärast, et need on uued majad. Et sa saad ju selle uue värske, aga läheb 20 aastat mööda ja see maja on samamoodi vanunud ja siis nagu nende väärtus enam ei ole see, ma usun, et kusjuures paljudel mida inimesed ei oska korterit ostes üldse vaadatagi, ongi see, et need kritiseeritud nõukaaegsed paneelmajad, nende korterite plaanilahendused on tegelikult väga head. Ja need uued, mida tehakse, siis tihtipeale nende plaanilahendused on tegelikult tunduvalt halvemad kui see vanem. Ja lihtsalt, kui see aeg läheb natuke mööda, nad amortiseeruvad, siis nagu see elukvaliteet nendes praegustes, mida rajatakse tihtipeale, mitte kõik, aga lõviosa Lasnamäe maju tegelikult, mida praegu tehakse, et seal puudub igasugune kvaliteet tegelikult. Ja tegelikult see on see, kuhu peaks survestama nagu ka linn peaks survestama arendajaid, et päris seda odavarendust ei tohi lasta teha sinna piirkondadesse, mis on juba niigi kriitilised. Me räägime sellest kohe abilinnapeaga edasi, aga vaatame korraks ka Ülemistele. Ülemiste on ka ju Lasnamäel tegelikult. Ja teie olete see koht, üks nendest kohtadest Tallinnas, mis püüab Tallinna rahvusvahelisele kaardile tuua, sest me teame, et linnade käekäik sõltub väga palju sellest, kui hästi suudetakse intelligentset tööjõudu siia meelitada. Teie seal lennujaama taga olete nagu hoopis teine maailm, kui sinna jalutama tulla, siis räägitakse seal pigem võõrkeeltes, mitte eesti keeles. Meie oleme loonud selle keskkonna, kuhu siis on tulnud rahvusvahelised ettevõtted ja tehnoloogiaettevõtted, kes siis omakorda värbavad neid talente ka välismaalt, et me oleme heas mõttes sellised põllumehed, kes siis seda keskkonda parimal viisil loovad, et need talendid, kes meie linnakusse tulevad, et nad saaksid seal õnnestuda ja võib-olla kui me oleme 15 aastat seda linnakut arendanud, siis esimestel aastatel kindlasti kui ärilinnakut, kui büroolinnakut, siis nüüd järjest enam soovime teda arendada kui tarka linnakut või tulevikule suunatud ja kasutades teadusarendust ja lisaks sellele tahame sinna ka elu tuua. Et ma arvan, et siin ennem elu tuua selles mõttes, et ka õhtul jätkuks elu, et inimesed elaksid ka seal. Ja saaks ka elada ja tegelikult, et oleks õhtused teenused seal olemas, kas ta on siis meelelahutuskultuur või sport, aga ennem küsimus, et ma arvan, ei ole niivõrd selles, et kuhu ja kas ehitada pilvelõhkujaid ja mis teeb üldse keskkonna atraktiivseks. Et ma arvan, et tänapäeval on hästi kriitiline, aga Tallinnat silmas pidades on liikuvus, ligipääsetavus ja see nagu inimväärne keskkond. Loomulikult hooned peavad olema arhitektuurselt atraktiivsed ja funktsionaalsed.
aga tegelikult kõik selle ümber peab olema laiemalt läbimõeldud, et sa saaksid ühte hoonet planeerida. Abilinnapea Novikov, kui palju teie pöörate tähelepanu just sellele, millest Andro rääkis, Tallinna nii-öelda murekohtadele ja suunate Tallinna ressursse just nimelt sinna ja mis need murekohad meil on, kui me räägime, et Lasnamäe laste mänguväljakud on parimad, mis linnas on, siis Lasnamäe võib-olla ei olegi enam see murekoht või on, või mis on need murekohad? Ega tegelikult Tallinn suunab investeeringuid sinna, kus on tarbija, mis on täiesti normaalne loogika, kui on suur rahvamass, siis nad peavad saama samamoodi seda teenust nagu ka väike rahvamass ja see tähendab, et sinna tulebki rohkem näiteks laste mänguväljakuid, sest seal ei ole mitte 10 perekonda, vaid 100 perekonda. See tähendab, et sinna suunatakse rohkem investeeringu. See on normaalne loogika. Ma arvan, see toimib igas linnas. Konkreetselt Tallinnas, kuhu siis suunatakse? Tsentraalsed kohad, kus on näiteks Kadrioru park, kus on oma loogika. Igal linnaosal on oma nägu, sellest lähtuvalt suunatakse ka sinna investeeringuid. See, et inimene teatud oma eluetapil ta tahab rohkem käia Telliskivi loomelinnakus õhtuti, võib-olla öösiti. See on elustiil. Seetõttu see piirkond on kujunenud selliseks kohaks, kus ongi teatud vanuserühmas, kui tal tekib pere, siis ta tahab juba loodust ja linnulaulu, siis ta kolib sealt välja. Teatud hetkel tal jääb võib-olla see korter sinna, teatud hetkel sellest tekib renditurg, kus tulevad juba uued inimesed peale, et toimub see normaalne vahetus. See, et uus maksab alati rohkem kui vana, see on normaalne. See, et kesklinn maksab alati rohkem kui äärelinn, see on normaalne, see on nagu loodusseadus, see kehtib igal pool. Siin ei ole Tallinn mingi erand ja ei saagi kunagi selleks olema. Mereäär, merevaade maksab alati rohkem kui seinavaade, piltlikult öeldes. Et need on loomulikud protsessid. Mis on meie nooremas generatsioonis toimumas, mis on tegelikult Euroopas juba toimunud, on see, et kinnisvara on samasugune tarbeese, mis kulub. Kui auto eluiga on 10, 15, 20 aastat, siis ka kinnisvara on samasugune. Sellest tulenevalt ärisektoris, ärikinnisvara puhul on see täiesti loogiline, et tehaksegi äriplaan nii 30-40 aastat või mis ta iganes on, tasub ära, tehakse kappremont, tõmmatakse täiesti maha, tehakse uus. Sellest tulenevalt on ka arhitektuurinõuded, peab olema karp, mis on võimalikult soodne. See on normaalne äriloogika. Kinnisvaras on täpselt samamoodi. On ettevõtted, kes teevad soodsamat pinda, on need, kes teevad eksklusiivsemat, on need, kes teevad vahepealset. Soodsam pind tehakse reeglina sinna, kus on selle järele nõudlus. See on magala. Seal on olemas need soodsamad võimalused, mis teevad selle soodsama pinna veelgi soodsamaks. Ja sellest tulenevalt kolitakse, ehitatakse teatud kinnisvara, teatud tüpoloogia, teatud kohtadesse. Kinnisvara on oma loomult, näiteks kesklinna kinnisvara on oma asukoha mõttes premium location või ärikinnisvara puhul A-klass. Sinna tehakse teatud tüpoloogiat. Nii et see on niimoodi igas maailma linnas. Ja siin pole ka kus siis Tallinnas on need kriitilised punktid, millele linnavalitsus peaks nagu õlga alla panema ja mida toetama? Kesklinn areneb loomulikult, jah. Telliskivi on jalule aidatud. Ma arvan, et kriitiline koht, mida me teeme, kuid siin tuleb ka mõtestada seda loogikat, kuidas et me ei saa päeva pealt kogu infrastruktuuri uuendada. Kesklinna infrastruktuur on meil tegelikult uuendamisjärgus. Mis see täpselt tähendab? See tähendab seda, et meid ootavad ees suured kappremondid, olgu selleks siis Liivala jäätänav või Pronksi jäätänav, ütleme jäätänav, siis Pronksi tänav, Liivalaia. Need on suured objektid ja tegelikult linna sellised põhiarterid, mis muudavad oma ilmet ja mis arvestavad tulevikus kõiki liikumisvajadusi. Seda saab teha kappremondi käigus, mitte ainult sellepärast, et seda saab teha ainult kappremondi käigus, vaid seepärast, et seal on ka maa-alused kommunikatsioonid, mis vajavad teatud hetkel vahetust ja tuleb nagunii kogu tänav üles künda. Seda on vaja ka selleks, et me saaksime seda sama Manhattanit, nagu te nimetasite, seda Stockmanni ümbrust või Maakri kvartalit, et saaks sinna uue pilvelõhkuja. Selleks on vaja tekitada olukord, kus juhitakse ära sadevesi, selleks on vaja olukorda, kus fekaalid juhitakse ära. Kui see toru on täna Liivala ja ristmikul arvestatud 10 ühikul läbi mõõduga, siis kui tekib tarbijaid
10 korda rohkem, siis ta peab olema meeter läbi mõõduga. Et kogu see infrastruktuur peab ka kaasas käima kinnisvara ja ütleme linnakeskkonna uuendamisega. Seetõttu teatud kohtades meid ootavad ees suured rekonstruktsioonid, samuti ka kaubamaja kvartal, alates siis Kunstiakadeemiast, siis kaubamajast, siis Rävala. See on see piirkond, mis kesklinnas leiab täieliku uuendamise, mis tähendab ka uuendamist mitte ainult hoonetes, vaid ka ümberskaudsetes tänavates. Ja kindlasti ka mingi hetk tuleb tagasi Peatänav või siis Pärnu maantee ja Narva maantee sisuliselt. Peatänava idee nii-öelda rajamine? No, mitte idee rajamine, see on kaasaegne linnaruum, mida me igal pool teeme. Kuid kui mõelda, missugused tööd hakkavad üheaegselt tegema, siis meie ühistranspordivõrk on kesklinna keskne. See tähendab, et me peame vaatama, et ühistransport liiguks, et inimesed saaksid liikuda. Me ei saa päeva pealt kõike rekonstrueerida. See on üks 5 aasta protsess ja nüüd ma ütleks, et me äärelinnades oleme näiteks kergliiklusteede võrgu väga hästi välja ehitanud. Mitte ideaalselt, aga ta on juba kvalitatiivselt teisel tasemel, kui ta oli 5-10 aastat tagasi. Nüüd on meil järg kesklinna käes. See on kõige kõvem pähkel ja siin tuleb 10 korda mõõta, 1 kord lõigata. Nii, kesklinnas saime nüüd hea pildi, aga Jaak Adam, mis linnaosad veel siis on nii-öelda kriitiliselt teie kui linnaplaneerijate kaardil, millele tuleks elu sisse puhuma hakata, et neist saaksid ka sellised elavad keskkonnad, nagu Telliskivi ikkagi on Tallinnas üks selline näide, kus ka praegusel COVID-i ajal õhtul ikkagi käib elu. Ma kõigepealt ütleks, et see, mida abilinnapea ütles, see on väga hea ülevaade, et tegelikult nii elu käibki. Ja nii... Kesklinna tuleb ümber ehitada? Ei, see ka, loomulikult Peatänavat oota mina ka, aga ma mõtlen, et see, et kuidas turg väga palju reguleerib ja tegelikkus on ka see, et ega linna, kui mõtleme, kes ehitab linna, siis neid, ütleme, tööriistu, millega linna arengut suunata või mingid piirkondi atraktiivseks teha, on piiratud hulk. Aga seda olulisem muidugi on need läbi mõelda. Ja raha on ka piiratud hulk. Raha on ka piiratud hulk, et üleriiklikult ja Tallinna mõttes, et kui me ehitame mingi, Tallinn ise ehitab ju suhteliselt vähe hooneid või asju, et kui ta ehitab midagi, siis tõesti oleks nagu kõik läbi mõeldud nii see asukoht laiemalt, näiteks kui rääkida Tallinna haiglast, et siis me ehitame ta küll justkui Lasnamäe serva peale, aga tegelikult piltlikult me peaksime pikendama kesklinna nüüd sinna Lasnamäele või tekitama sinna täiesti teistsuguse Lasnamäe, mis ongi nagu see uus kvaliteet, viimas sinna trammi. Ehk võib-olla kultuurikeskus Kaja Mustamäel ka samuti, et me lihtsalt ei ehita seda hoonet, vaid selle hoone nende üksikute objektide kaupa tegelikult peakski see laiem identiteet ja keskkond muutuma tervikuna. Aga mis teil veel on planeerijatena kaardil? Kas me saame öelda, et Telliskivi on nüüd ennast tõestanud, mul tulevad ikka New Yorki, kus ma elasin 20 aastat näited, kui üks rajoon Soho sai nii-öelda kunstnike poolt valmis, siis tulid sinna rikkamad inimesed, ostsid selle ära, kunstnik kolisid edasi, tegid Chelsea valmis, kolisid edasi. Kas Telliskivi asemel tuleb meil mõni teine rajoon nüüd? Kopli muidugi kerkib väga, seal on sellist nõukogude aegset taaka veel näha ja sinna just see boheemlik elustiil hästi sobib, aga mis veel on kaardil, mis võiks saada veel meie järgmiseks Telliskiviks? Eks siin on paljuski ka liikuvusega kinni. Ütleme, kui Telliskivist rääkida, siis siin tuleb tõesti au anda Telliskivi arendajatele, kes on võtnud selle kontseptsiooni, et nad ei arenda seda väga atraktiivset keskkonda koheselt millekski kiiret kasumit toovaks, vaid on võtnud pikaajalise strateegia ja omavad seda ala ja tõesti kureerivad seda ala. See on väga oluline, et annaks meile selliseid tarku visionääri arendajaid rohkem keegi. Aga on sarnaseid kohti, ütleme, mina saan vaadata linna ehituslikust, linna struktuurist lähtuvalt, oleks tegelikult terve rida ja need on asetsevad, ütleme, sellistes kohtades, kus tõesti üle linna on nagu lihtne ligi pääseda ja samas on lokaalne kesklinnik asukoht. Näiteks Madara piirkond, Kristiine piirkond, Kristiine terminaliga seoses ka Mustamäe Õismäe, kõik need ühendused seal täna endine polümeri tehase ala. Küsimus on arendajates, siis on tegelikult meil Baltika samamoodi juba areneb, võiks kujuneda, need alad peaks omavahel, need punktid peaks omavahel paremini ühendama ja ütleme, linnaruumi sisse tooma. Ikkagi Tallinnas on need alad ikkagi kesklinna ümbruses. Sellist mõtet, et näiteks Õismäest võiks uus Telliskivi saada, ei tule teile pähe?
et korraga see boheemlaslik seltskond hakkabki kolima nendesse kõrghoonetesse ja muudab need hipiks? Jah, päris Tallinn on siiski küllalt väike, et selle mõttes päris nüüd niimoodi, et ega need boheemasi on ka vähe ja nii päris ei käi Tallinnas, et Õismäe nüüd paugu pealt muutuks, aga see on küll tõsi, et need samad inimesed Kalamajast näiteks kolivadki Mustamäele või Õismäele ja see piirkond, ütleme, kuidagi siis normaliseerub ka noorema elanikkonna jaoks. See on kindlasti täna ka normaalne koht, aga lihtsalt selle mõtteviisi mõttes. Ma kohe tulen abilinnapea teie juurde tagasi, aga räägime kõigepealt ka siis Ülemistest veel. Ma tahtsin üks linnaruumiline aspekt või objekt, millele ei ole tähelepanu pööratud ja kindlasti tuleks pöörata, on see, et ma ei tea, kas väga vähesed teavad, et lisaks sellele, et Tallinn on merelinn, Tallinn on ka järvelinn. Et 2/3 Tallinna kesklinna alast on järv ja ta tegelikult piirneb väga paljude teiste linnaosadega tegelikult, et see on tohutu selline lihvimata teemant, mida tulevikus tuleks võtta kätte ja kasutada, et milline rohevöönd meil on kohe kesklinna linnaosas sees. Ma arvan, et siin tulebki mängu see vana legend, et see järv ongi ju see, mis hakkab Tallinnat ühel hetkel uputama, kui Tallinn valmis saab ja võib-olla sellepärast kardetakse sinna Ülemiste järve juurde. Seal on omad põhjused, et ta on meie joogivee reservuaar ja sanitaarkaitsevöönd ja kõik see, aga ma arvan, et tuleks võtta need teemad lauale ja kindlasti ei arva keegi, et seal peab hakkama ujuma või autot pesema, et tegelikult kogu see kallasrada ja see vöönd võiks olla linnarahva kasutuses ja see tegelikult oleks suur lisaväärtus kogu Tallinnale tegelikult, mis on praegu kasutamata. Liigume jutuga kogu aeg sinna serva poole edasi. Toomas Paaver, sõna teile. Siin vahepeal mulle tundub, et siuke aspekt jääb võib-olla jutus natukene kõrvale, kui me linna ehitamisest räägime, et kõik see näiteks, mis on aluseks selle Telliskivi loomalinnaku piirkonnale, selline inimsõbralik ruum, kus ei ole näiteks liiga palju läbivat liiklust peal. Näiteks, mis praegu tapab ära näiteks Liivalaia tänava või selle Tallinna peatänava, eks ju. Seal Balti jaama juures praegu seda ei ole. Ja ma lihtsalt ütlen, et linna arendamisel, kui me kavandame uusi hooneid ja siis selle juurde kavandame suured näiteks autoteed, vahel on isegi ühistransport võib ära rikkuda linnaruumi, kui ta liigub liiga vabalt, liiga kiiresti. Et mina näiteks natukene kardan seda, et jube kergesti need olemasolevad toimivad kohad võivad ka kaduda, kui teha natuke rumalaid või pealiskaudseid otsuseid. No näiteks meil siin tuli korraks siin eesruumis jutuks, et kuidas näiteks teha Kopli tänav Balti jaama juures võib olla 2-suunaliseks ja teha sinna Reisijate tänavale tuua ka sõiduautode läbiv liiklus, siis tegelikult see tapab juba selle muutunud avaliku ruumi kaudu ära selle keskkonna, mille aluseks on tegelikult see, et ühesõnaga siin tuleks, kui linna arendamisel tuleb mõelda ja hästi näha seda, mis on olemasolevas keskkonnas juba toimib. Et seda võib-olla on oluline nagu teadvustada iga linna arendamise juures. Et ma aru hea on rääkida sellest, et teeme siia vägevad pilvelõhkujad või uued taristud või midagi sellist, aga selle kõigega alati kaasneb kogu see ümbritseva linnaruumi muutumine ja nii edasi, et lihtsalt kui oluline on teadvustada seda ja näha väärtusi olemasolevas keskkonnas. Andro, mida tähendab termin kureeritud linnaruum? Ütleme nii, et seda võib tõlgendada, ma arvan, et see on igas riigis on ta, igas ajaloo situatsioonis võib tõlgendada seda nii nagu tahad, et kui me mõtleme nagu Nõukogude perioodile, siis kõik oli väga täpselt kureeritud, kõik oli väga konkreetselt. Aga tänases päevas? Ikkagi vaadatakse just selle Põhja-Tallinnale, et see on väga kureeritult arenev linnaruum? Põhja-Tallinn on tegelikult nii kirju ja nii lai mõiste, et ma ei julges küll ütelda, et see on kuidagi kureeritult arenev linnaruum. Või Telliskivi? Aga tulles nüüd tegelikult siin vastan tegelikult ka mõnedel eelnevatel teemadel, mul lihtsalt on muidu meelest ära, et siin oli juttu sellest, et kesklinnas ongi nagu kallimad korterihinnad ja nagu vähem väärtuslikes ongi madalamad, et jah, see ongi turuloogika, et nii see on. Aga tegelikult ja see ongi see koht, kus linn peab sekkuma, et kui me vaatame nagu
20. sajandit Tallinna linna ehituses tegelikult on avalik sektor on kogu aeg üsna jõuliselt sekkunud. Noh, kui me jätame selle nõukogude perioodi välja, kui nagu oli totaalne sekkumine, aga tegelikult ka esimese vabariigi ajal, et linn ehitas nii-öelda linna üürimaju ja noh, see Pärnu maantee algus ja kõik, noh, need on tegelikult väga jõulised olnud avaliku sektori sekkumised linna planeerimisse ja tegelikult ja noh, siin täna oli Douglas Gordoni ettekanne Helsingis, noh Helsingi on ju meist ainult 80 kilomeetri, see on ideaalne näide, kuidas linn jõuliselt sekkub linna planeerimisse just sellega, et ka madalama sissetulekuga inimesed saaksid olla kesklinna piirkondades. Ja tõesti nüüd, noh, kõik hakkavad oponeerima, et Helsingil on ju maa, et meil ei ole maa. Et sellisel juhul ma ütleks, et aga siis me peame kogu oma ressursi suunama sinna, et mõelda, et kuidas see olukord siis lahendada, et noh, seda tuleb siis teha erasektoriga koos ja noh, et Tallinna linna tegelikult mingil määral veel on maad, et seda tuleks nüüd väga kriitiliselt analüüsida, et mis on veel käes ja tegelikult ka riigil on mingil määral maad, et ja selles mõttes noh, ja ütleme nii, et Tallinn on tegelikult siin viimase 30 aasta jooksul päris palju maad ka ära müünud, et oma eelarvet täita ja tegelikult see ongi see nagu see lühiajaline nagu jah, et sul hetkeks on nagu hea, aga tegelikult noh, kui sa vaatad ikka pikka perspektiivi, siis noh, on nagu siin viimase kogu selle iseseisva ajal on tehtud nagu mitmeid halbu otsuseid selles suhtes, et noh, Need lähevad nüüd väga selliste suurtele teemadele, aga ma tulen ikka selle kureeritud linnaruumi juurde tagasi. Kui ma olen rääkinud siin oma Tallinna saates TV3-s Tallinna praeguse linnavalitsuse kriitikutega, nad on öelnud, et Tallinnas puudub kureeritud linnaruumile orientatsioon, et see on meil võib-olla näha Telliskivis, aga üldiselt linnal puudub. Räägime lahti, mis see on. Ma olen küsinud, mis see siis on, aga nad jäävad vastuse võlgu, et ongi jälle visatud õhku sõna, et kureerime Tallinnat. Aga kuidas siis? No, see ei ole kindlasti ainult Tallinna eripära. See on kõigis Eesti linnades tegelikult niimoodi. Aga räägime Tallinnat. Mis see kureeritud linnaruum siis on? Mida kriitikud ütlevad, et peaks olema, aga nad ei suuda, mulle ei ole seni adekvaatselt öelnud, mis see siis on. No ütleme nii, okay. Ei, ma lihtsalt mõtlesin, tuli vastus lihtsalt, et minu meelest kureerida saab seda, mis on nagu avalik ruum või mis on nagu võrgustik, mis seda kõike seob, et see, kuidas moodi arenevad hooned ja elu nende sees, see üldiselt tulebki suhtuda, et see on niisugune asi, mida me lõpuni avalda. Aga avalik ruumi aga on võimalik niimoodi läheneda. Noh, ja ei saa ütelda, et Tallinn ei tee seda, Tallinn tegelikult teeb ja Tallinnad on tegelikult väga pädevad ja väga häid spetsialiste. Noh, üks istub meil ju siin samas, meiega samas siin vestluspaneelis, et noh, pigem on, siin on mitmeid asju ka. Eks siin nagu üks teema on see, et ühiskond ei ole lihtsalt teatud küsimustes lihtsalt arenenud nii kaugele, et me ei ole samal tasemel nagu näiteks taanlased või hollandlased. Et kui me nagu räägime mingist nagu heast linnaruumist või asjadest, siis tegelikult nagu see nii-öelda tavakodanik linnas. Tihtipeale talle need ettepanekud tunduvad nagu vastuvõetamatud. Noh, kui hakatakse rääkima seda, et sa ei pea autoga saama igale poole, siis tavaine mõtleb, mis mõttes, et kogu aeg saan ja nüüd äkki ei saa. Aga noh, eks see ongi, aga samas kui hakata nagu linna nagu seda terviklikku toimimist vaatama, seda linna tervist, noh, siis et noh, näiteks see, et kui inimene käib jala, siis kui sul on väike ärid, siis kui ta möödub nendest äridest, siis ta võib-olla astub sisse, ta tarbib midagi oma kohvikusse mineku teel. Kui ta läheb autoga sinna kohvikusse, siis ta läheb otse ja ta läheb sealt kohe tagasi. Ja see suretab neid nii-öelda väike ärisi tegelikult kesklinnas välja. Noh, vanalinnas me näeme, et seal ei ole tegelikult üldse, noh, see on ainult turistidele, aga noh, tegelikult kogu kesklinnas on see, et ja noh, kõik need Lasnamäe keldripoed on vist ammu juba minevikku läinud, et lihtsalt kõik koondub suurtesse kaubanduskeskusesse, kus sa lähedki autoga otse. Et ja noh, aga noh. Mis see lahendus oleks? Ma arvan, et see ongi linnaruumi kureerimine mõnes mõttes, et kui mõelda Tallinna kesklinna peale, tema atraktiivsuse peale, siis see ongi see küsimus, et kuidas need üksikud väiksed poed, mis kuuluvad eraomanikele, asuvad eri majades ja Piki tänavad, näiteks seda peatänavat, ja kuidas need saada koos tööle. Siin on vaja koordinatsiooni, kas see tekib eraalgatusel või saab siin ka linn kaasa aidata. See on järgmine küsimus. Ka see, et esimene meeter hoone fassaadides tegelikult võiks olla vaba kasutus. See tähendab? See tähendab seda, et pane oma külmkapp sinna või kingariiul või paned oma puuviljaleti või 2 tooli, et see oleks, et seda soodustada, et tuua välja ka talvisel ajal. Jälle ma tahan, et kõik saaksid täpselt aru, millest me räägime, et siin tekib sellised huvitavaid kontseptsioone, mida te teate, mina ei tea. Kus see esimene meeter on? Esimene meeter siis tänavast või? Esimene meeter hoone fassaadist, see on mitmetes linnades on. Kuidas siis on, kuhu ma selle külmkapi panen sinna? No külmkapp on lihtsalt, et seda natuke võib-olla markantse näitena, aga selle sa panedki vastu maja seina, jah.
Coca-Cola kapp või kaljakapp. Et see tõmbaks siis lihtsalt inimest sinna. See aktiviseeriks tänavaruumi, tekitakski kogu sellest tänavast tegelikult ühe, siin jälle kaubandustänava, mida Tallinnas ju tegelikult täna ei olegi. Et ongi ainult sisetänavad. Ja miks on nagu Telliskivi edukas, on see, et seal on hästi palju neid kohvikuid. Et see on see, et kui seal oleks nagu ainult paar tükki, sa tead, et neil on nagu nii täis, siis sa mõtled, ma ei viitsi sinna täna minna, ma ei leia seal kohta. Aga kuna sa tead, et sul on nagu terve piirkond, et sa kuskil ikka leiad midagi. Et see ongi see, et sul, nad ei ole mitte konkurendid, vaid tegelikult nad toetavad nagu üksteist tervikuna. Ja see on ka kõik sinne väikeäridega. Ja siin tasub linnal tõesti kaaluda, et siin paljus Lääne-Euroopa riikides näiteks on tehtud seadusandlus, kus sul suured kaubanduskeskused peavad olema pühapäeviti kinni teatud ruutmeetritest alates. Berliin. Aga väikeärid võivad olla avatud, ehk siis, et neil oleks ka nagu seda sissetuleku võimalust, et see ei oleks, et need suured kaubanduskeskused tõmbavad kõik nagu endasse. Aga nüüd on meil tulnud ka küsimusi veebi vahendusel siia stuudiosse. Tuletan veel vaatajatele meelde, et te saate esitada küsimusi. Ja abilinnapea teile küsimus konkreetne. Miks Tallinn ei võtta eeskuju Viinist? Seal on linn omandanud kortereid ning üürib neid välja, sellega kujundades mitmekesist linna ning võimaldades elukohti. Tuleme jälle sotsiaalsete teemade juurde. Siin on ideoloogilised küsimused samuti väga olulised. Me tulime teatud ajahetkest, kus meil ei olnud eraomandit. See pendel oli ühel pool. Erastamine ja meie vaba mõttemaailm baseerus vundamendil, kus eraomand oli tegelikult püha. Ja ta on siiamaani selliselt üles ehitatud, kogu meie õigussüsteem, kogu meie mõttemaailm oli sel hetkel formeerumas ja kogu meie riigi alustalad formeerus sel hetkel, kus see oli nii-öelda nurgakivi. See pendel on nüüd liikunud võib-olla selle tulemusena ka mõneti liiga kaugele teisse ossa, kus eraomand on tõesti püha ja puutumatu. Ja siinkohal ka küsimus, miks peaks linn nii väga sekkuma sellesse? Siin on erinevaid arvamusi. Mina olen väga liberaalse koolkonna pooldaja. Mina arvan, et kogu Euroopa mõtleb niimoodi, et mina elan seal, kus on minu töö. Seetõttu nad on suhteliselt liikuvad. Enamus neist ei oma ka kinnisvara, vaid on rentnik nii-öelda nation või põlvkond või siis rahvas. Meil on omanike rahvas. Me oleme väga seotud oma teatud elukohaga. Kui me kasvame suureks, meil on number 1 eesmärk soetada auto, mis on ka ajalooline tääk. Vanasti jagati autoostulube, nüüd saab mobiiltelefoni hinnaga ka auto osta. See on suur probleem, mida tegelikult peaks lahendama seadusandlikul tasandil, ehk siis auto omamine on liiga odav. See on fakt. Teine eesmärk on soetada endale kinnisvara, olgus hüpoteegiga või kuidas iganes, aga peaasi, et oleks oma. Me oleme siin muutumas. Aga linn minu hinnangul peaks toetama vaid seda kontingenti, kes on sotsiaalselt keeruline, kel on sotsiaalselt keeruline hakkama saada, ehk siis ehk siis lastekodust tulnud inimene. Ja siin ma pean õigeks, et linn ehitaks kas siis sotsiaal- või munitsipaalkortereid. Kas ehitab? Ta ehitab, jah. Igale muule kontingendile mina arvan, et siin me peaksime võtma aja maha ja mõtlema, et kas see on õige poliitika või mitte. Ma olen siin täiesti erandlik, ma räägin praegu isiklikus positsioonis. Ma ütlengi, et ma olen väga liberaalne selle koha pealt. Ehk siis mina olen see, kes arvab, et turg paneb asja paika ka siin. Ja turg muudab asja. Eile oli moes Kalamaja, mis oli selline hipsterlik, täna Kalamaja, ütleme, mis siis Telliskivi. Täna Telliskivi restorani hind on tipprestorani hind. Kvaliteet on võib-olla mõnevõrra erinev, aga inimestel on see harjumus, see teatud seltskond, see feeling, mis sealt saadakse, on teistsugune. Täna see klassikaline Telliskivi, ta on liikumas siis, mis see kummivabrik oli? Polümer. Põhjalasse, millest on kujunemas nii-öelda uus Telliskivi. Ka see mood seal ühe korra läbi,
ka seal tulevad muutused. Need, kes olid eile Telliskivid, need homme kolivad tegelikult Krulli ja Volta tehasesse nende territooriumid. See üldse, kui vaadata seda, kus Tallinn areneb ja kuidas see areng on toimunud, siis igas riigis tegelikult on ajalooliselt teatud piirkonnad, mis on olnud tööstused. Tööstused on kolinud meil ilusti Hiina ära. Need alad üle maailma on jäänud vabaks. Sadamad on oma funktsionaalsuse muutmas, ehk siis sadamalad üle maailma, üle Euroopa arenevad teistmoodi. Ka meil on tehaste territooriumid, olgu selleks Volta, Krulli, polümerid, Baltikad, traktoritehased, mis iganes muud. Need on need piirkonnad, kus tegelikult varem paiknes tööstus ja ka Ülemiste tegelikult, mille tuleb au anda, et nad on suutnud oma kaasaegse tööstuse tuua rohkem inimesi, kui seal oli nõukogude ajal. Üle 10 000 töötab täna Ülemistes, mis on nagu super asi ja see liigub mühinal edasi. Ehk siis ka linna seisukohalt need piirkonnad, mis on ajalooliselt olnud tööstuspiirkonnad, need on ka need suuremad arengukeskused ja kindlasti ka mereäär, mis oli vanasti suletud, kuhu inimesi ei lastud. See on see teine arengusuund ja mul hea meel, et alates see Hendrik Männas see protsess on väga jõuliselt toiminud ja Tallinn on end avanud merele. See on ka üks kontseptuaalne, üks see suund, kus toimub areng ja ta jätkuvalt jääb sinna toimima. Ma tahtsin teile korduvalt siin vahele sekkada, et ma täielikult toetan seda turufilosoofiat, aga alati on üks segment inimesi, kes ei ole need, kel on raha turul osaleda, kes ei saa endale lubada neid restorane, neid kallimaid kinnisvara arenguid, et kui palju linn neile tähelepanu pöörab? Siin on kindlasti olemas eeskätt need inimesed, kes endaga hakkama ei saa, tulenevalt võib-olla ajaloolistest põhjustes, eeskätt eakamad inimesed. Need on kindlasti prioriteet ja ma arvan, et need peaksidki olema prioriteet. Teine, keda linn toetab, aga erinevate meetmete kaudu, olgu selleks siis tasuta lõuna kuskil lasteaias või lasteaiakoha kompenseerimine, need on noored pered. Ehk siis sotsiaalpoliitika on alati äärmuste poliitika. Ja siin ongi kas väga vanad või väga noored, need on meie linna prioriteet. Keskmised peavad saama iseendaga hakkama. Ja nii on ka tegelikult igas riigis. Ja ma võib-olla ütlen ka seda, mis ei ole võib-olla nii väga ilusti kõlav, kuid me ju kõik valime omale mingit tarbeeset vastavalt sellele, mida me saame endale lubada. Ka minu jaoks kinnisvara on tegelikult tarbeese. Ja me peame ka seda valima vastavalt sellele, mida me saame lubada. Andro, sina oled seda teemat väga tõsiselt läbi mõelnud. Rääkisime sellel segregeerimiskonverentsil eelmisel aastal sel teemal. Kas sa nõustud sellega? Osaliselt ma nõustun, selles mõttes, et millega sa nõustud ja millega sa nõustud? No ma nõustun sellega, et kindlasti tuleb aidata nagu neid ühiskonna kõige nõrgemaid gruppe. Kas Tallinn aitab neid? Jah, ma usun küll. No, mitte ma usun, vaid ma tean, et Tallinn tõesti tegeleb. See on täpselt need puudega inimeste vanurid. Aga millega ma kindlasti ei nõustu, on see, et kinnisvara on nagu tarbeese. Et see tegelikult Lääne-Euroopas on seda tegelikult paljud riigid on tõlgendanud juba kui inimõigusena, inimväärsele elukeskkonnale. Ja mis on tegelikult see, et ikkagi selle turuloogika järgi, jah, et me teeme siis nendele puuetega inimestele võib-olla nagu sotsiaalmaja kõike. Aga samas, mida me ütleme näiteks Selveri müüjatele või mida me ütleme lasteaiakasvatajatele, ütleme, et aga teie koht ei ole kesklinnas, et te võite siia tööle tulla, te võite meid teenindada, aga teie koht ei ole siin. Et selles mõttes, et kui me vaatame tõesti, Helsingi järjepidevalt aastakümneid tegeleb selle probleemiga, et kõik ühiskonnagrupid on esindatud läbisegi, et ei ole erinevaid piirkondi. Ja see lõpeb sellega, mida me näeme, kui Ameerikas Chicagos, mis toimusid, ega see, et sul tapeti nagu üks mustanahaline ära, see ei olnud põhjus. Põhjus on see ühiskonna ebavõrdsus, et sul ongi teatud piirkonnad, kes on teistest välja lülitatud. Muidugi Ameerika on äärmuslik näide, et neil on see süsteem olnud juba seal peab mitusada aastat. Aga tegelikult, kui me pea kaugele vaatama, mis toimub Rootsis. Et Rootsis oli väga range poliitika, kuidas riik ja avalik sektor sekkus planeerimisse ja elu valdkonda kõike. Ja ütleme nii, et paarkümmend aastat on nad olnud üsna liberaalsed ja me näeme, mis toimub näiteks Malmöös, aga Helsingis sihukest asja ei toimu, et see on nagu üks teema. Ja siin tegelikult tulles ka nagu siin ennem oli see Lasnamäe jutt ja kõik see,
et noh, et nad saavad käia nendes linnaosades, siis noh, tegelikult Lasnamäe on suurem kui Tartu. Ja kui me mõtleme, mis on nagu see Lasnamäe kesklinn, siis seda ei ole. Et see Lasnamäe keskel, et seal on need suured plekkuudid on püsti pandud, et seal oli tohutu suur tühi ala ja seal on veel tühja ala, et noh, tegelikult Lasnamäe on nagu see, kus peaks olema omal see kohvikute piirkond, kus tuleks nagu arendada ikkagi luua talle oma linnakeskus, mitte sihuke autodega mindav suurte kaubanduskeskuste ala. Et tõsi, Lasnamäel nüüd on tulemas Putukaväil, väga super projekt, kiidan igati. Ei, see peaks olema lõpuks kõik ühendatud omavahel, kogu see linn ja siis see suur Tondiraba park, noh, et on tulemas, aga noh, siin on vaja ikkagi linn ka tekitada taha. See oli nüüd tagasihüppe nii-öelda varasemate teemade juurde. Abilinnapea Novikov, teile kiire vastulause. Lihtsalt segregatsiooni koha pealt, et me peame mõistma, et vana Euroopa või siis USA segregatsioon on pisut teistsugune kui meil. Nende segregatsioon põhineb erinevatel inimestel, keda nad on erineval ajaperioodil vastu võtnud, olgu see siis Saksamaal teatud Türgi laine või mõned muud ajaloolised lained, mis on, või Prantsusmaa teatud kolooniate laine, mis on suuresti baseeruvad väga fundamentaalsetel kultuurilistel erinevustel. Seetõttu on nendel ka segregatsioon teatud Saksamaa linnaosades kehtib šariaat. See on fakt. Nende segregatsioon on täiesti teistsugune. Ma mäletan ühe välismaa kolleegiga, kus me käisime mööda ühte suvila piirkonda, kus on ka mul suvila, teil on ikka nii hea, et teil on siin segregatsiooni praktiliselt null, et ma vaatan, et siin on vana suvila, vana maja ja kus vaatan mingisugune vana proua seal midagi kasvatab ja kõrval on täiesti uus ja uhke. Et teil on nii ideaalne, et kõik on nii segamini. Ta ei saanud isegi aru, et meil suvila piirkond on pisut teistsuguse loogikaga. Ka Euroopas puudub see tegelikult mõistmine, et tegelikult segregatsiooni probleemi ei ole, väidan mina. Sellises klassikalises euroopalikus mõttes, mida on põhjustanud need protestiaktsioonid, mis toimuvad USA-s või need protsessid, mis on vanas Euroopas. Meil õnneks seda ei ole sellisel kujul. Ja sellele tegelikult pani aluse meie omandireform siis, kui igaüks sai endale kinnisvara omanikus. Nii et sellel on olnud oma head ja vead ja meil on ta teistsuguse loomuga. Palja silmaga on näha, et rahvuste põhjal on segregatsioon. Ikkagi elatakse, osad linnaosad on rohkem venekeelsemad. See tekkis niimoodi, et teatud tehased said oma töötajatele anda teatud võtmed kätte teatud linnaosades. See on ajalooliselt niimoodi kujunenud ja seetõttu me teame, et kuskil on, ma ei tea, mingisuguse BLRT majad, kuskil on, ma ei tea, Volta majad, kuskil on veel majad, et see on ajalooliselt kujunenud niimoodi ja kindlasti see muutub. Tulevad uued inimesed peale, vanad kolivad ära ja nii edasi, aga muidugi see ei muutu päeva pealt. See on meie omapära. Nii. Ma täpsustan ühe asja ära selles mõttes, et jah, meil praegu ei ole seda probleemi ja me kõik jääme linnas ringi ja kõik on hästi ja seda me räägimegi, et Tallinn ei ole segregeerunud linn, vaid Tallinna segregeerumisprotsess on kõige kiirem, ehk siis uuringud näitavad, et see protsess on läinud lihtsalt väga kiireks ja kui me 20 aasta pärast on meil need probleemid, et 20 aasta pärast, kui need sakslased siia tulevad, siis nad näevad juba visuaalselt seda probleemi, et praegu meil tõesti ei ole seda ja praegu ongi see hetk, millal me peame sellega tegelema. Ja noh, tulles nüüd Ülemiste linnaku juurde, kui see 10 000 elanikku käib nagu tööl, siis me näeme ka liidun tegelikult probleemi seda, et see soodustab nagu just see, et inimesed peavad nagu pendeldama liikuma, aga õnneks Ülemiste keskus nüüd on ehitanud ka oma esimese kortermaja ja siin on tulemas, et sul on nagu vaja seda, et need 10 000 ei pea nagu liikuma siin mööda linna. No järgmine küsimus ongi kohe tulnud konkreetselt Ülemistele. Kas ettevõtjad peaks kujundama linna elukeskkonna, et ei oleks segregeerumist? Ettevõtjad peaksid mõtlema natuke kõrgemate eesmärkide nimel kui vaid tulu. Kindlasti ja me Ülemistel seda ka teeme, et võib-olla kogu meie selle arenduse omanike silmas pidades see keskkond on number 1 väärtus, mida luuakse ja tulu on sellega kaasnev. Ilma tuluta sa ei arenda lihtsalt. Ja heaks näiteks tegelikult, kuidas ettevõtlus ja linna arenevad koos on tegelikult Baltika. Ma käisin seal ühte saadet tegemas ja mis on väga muljet avaldav, et TransferWise'i ühe meie suure eduloo Eesti kontor on seal ja kogu see väli, mis sinna on nüüd uusi maju täis ehitatud, TransferWise'i töötajad on ostnud seal juba korterid ära, nad tahavadki seal elada ja väga palju välismaalasi. Nii et Ülemiste juurde võiks kerkida täiesti uus elurajoon. Noh ja me peame vaatama suurt pilti,
et selline hea linna planeerimine või arendamine peab arvestama ümberkaudset keskkonda, liikuvust, kogu seda olen rääkinud Tallinnas just Ülemistes töötavate inimestega, ütlesid, et ma tulengi lennujaamast, kohe lähen tööle, olen seal kuskil hotellis paar päeva ja sõidan lennujaamast ära, me satugi kesklinna kunagi. Aga see uuem põlvkond, kes tegelikult enam vähemalt esimeses perioodis ei oma enam, ütleme, autojuhilube tehakse ka siis, kui oled 30, mitte 18 enam. Ehk et nad kasutavad rendivõimalusi ja meil Ülemistel kogu mudel on ikkagi üles ehitatud üürile, et meie kõik need elutingimused ja korterid on üürikorterid ja tõesti ju circa 100 inimest juba elab, aga plaan on seda jätkata, eks sellega me lahendame mitut probleemi. Üks probleem on see liikuvus, et tõesti 10 000 inimest Haapsalu täis inimesi ei tule korraga linnakusse, ei tule selle kaasnevad omad probleemid, et teha seda nagu mitmekülgsena ja lisada sinna teenuseid, mis tähendab, et inimesed ei pea kell 5 ära minema, vaid võid minna ka hiljem õhtul ära. Meil on jäänud umbes 10 minutit veel seda arutelu ja ma loeksin ette kõik need küsimused, mis on meile tulnud, et te saaksite aimu, mida siis inimesed tahavad teada. Ja tegelikult on läbiv teema see, et ikkagi ei ole inimesed veendunud, et Tallinnal on selline suur plaan olemas. Et räägime konkreetsetest väikestest linnaosadest, aga kus on siis see suur ühisplaneering? Miks ei tehta suuri koostöös ühisplaneeringuid? Need jupiti gruppide liikumised uutel aladel on tinginud väikeste linnajuppide väljaehitamise, aga suurt plaani ei ole, üks küsimus. Teine küsimus, millal ikkagi lõpeb selline linnaplaneerimine, näeme praegu Rocca al Mares, kus varem oli kõik totaalne kuumaastik, aga nüüd on ehitatud sinna uued ilusad säravad siledad hooned, mis on täielik error selle küsija arvates. Suurt pilti taas ei arendata, et jälle on üks selline väike tasku loodud. Ja siin on veel küsimus konkreetselt poliitikutele või siis abilinna peale, et poliitikutel sooviks vähem demagoogiat ja käibetõdede korrutamist ning rohkem ideid ja ettepanekuid. Miks ei räägi abilinna pea sellest, et linn peaks rohkem sõna sekka ütlema just suures plaanis lokaalsete keskuste arendamisel. Nii et näete, läbiv teema on see, et kuidagi inimestel on jäänud mulje, et Tallinnal seda suurt pilti või suurt plaani nagu ei ole. Ja sellest me räägime nüüd kõik. Võtame siit kohe järjest ära, teemegi selle viimase ringi sel teemal. Tallinna suur plaan. Et generaalplaani aega muidugi möödas, et linn ei arene ühe plaani alusel. Selles mõttes on loomulik, et tõesti linn pulbitsebki, areneb igalt poolt, teda tuleb koordineerida. Kas turg peaks olema see, mis seda arengut suunab? Aga tuleks siiski, et linnal endal on vahendeid niivõrd vähe, et ta ei domineeri nendes arengutes. Aga vaatamata sellele ma olen küll seda meelt, et me peame arendama välja võimekuse linna ruumilise arengu strateegia mõttes, et meil mõned hoovad on, millega me peaksime ma arvan, et see võib-olla inimestele meeldib, ei meeldi, aga et kuskilt natukene hoidma hoogu tagasi. Kust? No sealt eelkõige... Kui isegi ei meeldi inimestele, aga kust? Sealt eelkõige, kus näiteks linna teenused, kas sotsiaalsed teenused või taristuteenused või liikuvusteenused ehk ühistransport ei ole veel kohal, ei ole veel valmis. Linn ütleb, et tegelikult meil ei ole hetkel võimalik sinna investeerida, praegult ei ole võimalik sinna ehitada veel. Ja teine asi on see, et kuidas minu visioon näiteks oleks see või mõte, et kesklinna piirkond, kus igasugused liikumised on võimalik teha jalarattaga, meil ei tekita liikuvusprobleeme linnale juurde. Tegelikult siia võiks ehitada ja küsimus on, kuidas saavutada see, et siia ehitamine oleks sama kerge kui äärelinna, kui Lasnamäele näiteks, aga see kvaliteet oleks endiselt hea. Ehk meil kesklinnas on suured kvaliteedinõuded, hästi palju ristuvaid avalikke huve, kõik planeeringud kestavad 10 aastat sisuliselt, kuigi me tahaksime 3 aastaga valmis saada. Äärelinna ehitades on 3 aastat. Manhattani hoonete või elumajade? No nii ja naa, et vaadata jälle suurt kogu linna, siis tegelikult meil on linnas puudu pigem madalat tüpoloogiat eluruumi mõttes. Aga kesklinnas on meil jällegi vaja hoopis linnalikku tüpoloogiat. Ka sellist tavalist harilikku kesklinna nagu Pärnu maanteel meil on, ka seda on meil kesklinnas veel selgelt liiga vähe. Nii. Jätkame. Ja ma olen ka nõus, et selliste suurte generaalplaanide aeg võib-olla möödas, et tegelikult on kaasaegne planeerimine on julge paindlik ja koostöö. Et tegelikult kaasata koostöös nii kogukondi, nii erasektorit, riiki kui kohalikku omavalitsust. Ja küll ma ei ole nõus sellega, et kui kuskil piirkonnas kohalik omavalitsus vaatab, et tal ei ole siis
kas siis huvi või ressurssi, et kaasa tulla nende arendajatega või arendusega, mis tegelikult kuskilt see initsiatiiv tuleb, siis tegelikult linn peaks olema valmis muutma või suunata siis need ressursid sinna, et see, ma arvan, oleks väga hea planeerimine, et mitte pidurdada, aga olema nagu agiilne ja vaatama ja arvestades kõiki osapooli, et kitsalt mitte ei saa seda teha, vaid tuleb arvestada kõiki aspekte ja tuleks teha pikaajalisi otsuseid või et iga linna planeerimise mõttes iga otsus on väga pikaajaline. Võib tunduda, et see on üks pisik investeering kuskil, oldugu ta siis tee või tänav või park või maja, aga tegelikult see on aastakümneteks tegelikult mõju avaldav sellele keskkonnale, nii et tuleb seda vaadata, et me näeme seda Tallinnas. Üks suur taristuprojekt Rail Baltica, mis meil linnakus on, et saadakse aru sellest suurusest ja pikaajalusest ja sellest, et tegelikult tuleb arvestada kogu keskkonda, aga see tuleb väga vaevaliselt, et tegelikult see võiks tulla nagu rohkem sünergias tegelikult. See on väga suur koostöö. Küsi kohe kiiresti ära, kas see Rail Baltica tuleb? Mina ei ole siiamaani aru saanud. Tuleb. Selge, nii. Hästi, kui mõelda, jah, see suure pildi otsimine, see on üks igavene raske teema, eks ju, ja kui meil on kogu linn, kogu mitmekesisus käes, siis ongi seda väga raske vastata. Aga ma julgen öelda, et suur pilt saab olla ja peab olema linnal selles osas, kuidas moodi areneb avalik ruum võrgustikuna üle kogu linna. Ja tähendab, meil on nagu liiga palju linna juhtimises praegu on seda, et meil on, kuidas öelda, et nagu autodele suunatud võrgustik, eks ju, mis on tegelikult linnas olemas ja autoga saabki igale poole juurde ja nii edasi. Sellel pole häda midagi. Ja see osaliselt lõhub, eks ju, nagu inimeste võrgustikke. Et seda ei pea väga suurt pilti arendama, aga selleks, et kuidas saada see Tallinn käima niimoodi, et siin saab liikuda ka ilma autot omad, saab liikuda ühistranspordiga, saab rattaga, saab jala ja siis sinna juurde veel minu meelest ärme unusta. Meil on tegelikult olemas ka loodus ja loodus linnas on hästi tähtis, et ökosüsteem ja rohelised võrgustikud toimiksid ja ulatuksid tegelikult linna sisse igale poole. See on hästi oluline osa linna elukvaliteedist ja kui meil kuskil areneb, siin on need tööstuspiirkonnad või et siis roheline võrgustik peab ka sinna välja jõudma. Et mina näiteks nagu kui me tahame otsida suuri otsuseid või kuidas ütlesime, et pikaajalisi otsuseid on ju. Üks näide. Siin otse Ülemiste linnaku kõrval on Ülemiste kaubajaam, mis kaubajaamana on kadumas ja seal Põhja-Tallinnas on Kopli kaubajaam, mis kaubajaamana on ilmselt kadumas. Tohutud territooriumid, need tahavad nagu suurt otsust ja näiteks mina julgen selle otsuse välja pakkuda nii, et need alad on loodusele. Et ärme kavanda sinna mingeid suuri arendusaralisi, uusi hooneid, millele on ruumi kui palju. Et need kaubajaamad on linna rohelist võrgustikus siduvad olulised ruumid tulevikus. See on umbes niimoodi nagu, näiteks Meelepesti kirjutas Berliinist Sirpi huvitava artikli, et üher maa kui inimõigus ja see oli Tempelhofi suletud lennujaama territooriumist, see anti inimestele ja loodusele lihtsalt kasutada. Ja nüüd antakse Teegeli lennuväli just neil päevadel. Ja vist on ka Teegeli lennujaamal see uus lennujaam sai valmis ja nüüd Teegel pannakse kinni. Et aga Tallinnas on võib-olla see Ülemiste ja Kopli kaubajaam siuke koht, et laseme looduse lokkama, laseme inimesed toimetama, seal saab neid rööpaid, eks ju, nagu niimoodi siluda, aga isegi need rööpaid ei pea ära korjama kohe. Et niimoodi, et oleks üks tasapind ja näiteks, siuksed on võib-olla julged otsused, mida oleks Tallinnal vaja. Sellepärast, et need alad, kuhu me ehitame hooneid ja sõiduteid, neid on meil siin küll ja küll. Tallinn on üsna hõre linn tegelikult. Aga ärme unusta, et meil on ka loodusele ruumi vaja ja ütlesi siis inimestele seal looduses ja need moodustavad osa siis nagu ka sellest võrgustikust, kuidas inimene rattaga liigub linnas või kuidas see mõnus oleks, et see ei ole ainult linnatänavate maailm. Andro Mänd. See mainitud see Tempelhofiga, see algselt pidi ka minema arendajate kätte. See tegelikult oli juba neile ka kätte antud, et lihtsalt kohalike protest oli see, mis selle lõpuks inimeste kätte tagasi tõi. Ja ma usun, et eks meie ühiskond liigub ka sinna poole, et eks nagu inimesed saavad teadlikumaks rohkem ja eks nad sekkuvad sinna. Et siis võib-olla, ja kui sul nüüd hakkavad inimesed ise hakkavad sekkuma, siis ongi niisugust nagu suur tülppilti väga raske nagu ette luua, et see peakski olema nagu niisugune ise sündiv ruum osaliselt. Aga tulles nüüd Tallinna selle suure pildi juurde konkreetselt, siis
Ma eeldaks, et me oleme kõik siuksel nii-öelda äraootavalt optimistlikud, kuna Tallinna linn on teinud siin mitmeid nagu struktuurimuudatusi ja on loodud nii-öelda see uus kantsleri ametikoht, kelle juures hakkab olema nii-öelda see visiooni meeskond. Ma arvan, et me peame seda ilmselt rääkima võib-olla aasta-paari pärast, et kas see üldpilt siis nüüd on nagu tekkinud, aga ütleme nii, et mulle tundub, et see on nagu praeguse linnavalitsuse poolt nagu samm õiges suunas. Vähemalt nagu see, mida on meile tutvustatud, et see kõlab küll nagu väga hästi. Et jõudu tööle, et me kindlasti nagu toetame selle uut süsteemi, aga me loodame, et see tuleb ka nii-öelda see suur pilt lõpuks välja. Abilinnapea. Minu jaoks on suure pildi kõige probleemsem koht see, et igal meist on oma pilt, mis põhineb sellel, millist transpordivahendit me kasutame, mis põhineb meie harjumustel, meie võib-olla perel, millised vajadused meil parasjagu on. Linna ülesanne on tõesti tasakaalustada need kõik erinevad vajadused ja need vajadused on erinevad ka erinevas kohas. Sellest tegelikult kujunebki välja see suur pilt. Suur pilt oli võimalik tekitada nipsuga diktatuuririigis. Siis pandi paika plaan, siis öeldi, et kõik on riigi oma, me ehitame nii, nagu me näeme. Seda aega ei ole ja ma loodan, kunagi enam ei tule. Edaspidi suure pildi tegemine on eriti huvide tasakaalustamine ja need huvid ka muutuvad ajas. Ka minul olid 5 aastat tagasi teistsugused huvid, kui täna me oleme veendunud, et 10 aasta pärast nad on ka teistsugused. Nüüd tulebki linnal leida see idealistliku ja praktilise ja ka tulevikku vaatava visiooni vahel erinevad tasakaalupunktid. Ja see ongi see suur pilt ja ma usun, et me täna oleme selles tasakaalupunktis suhteliselt hästi orienteerumas, sest tuleb ka mõelda, teadvustada seda, et kõik need otsused, mida me teeme, nad peavad olema vastuvõetavad nii tänases kui homses päevas. Ei tohi olla ühelt poolt ees otsusest, sest muidu tuleb rahva pahameel ja teiselt poolt ei tohi ka joosta järele, siis tuleb teistpoodi rahva pahameel. Aga fakt on ka see, et igaüks meist jookseb nii-öelda erineval kaugusel. Igal ühel meist on oma pilt ja selles suhtes selle suure pildi otsing, ma arvan, et see on lõputu protsess. No Tallinn ei saagi ja tark linn ei saagi kunagi valmis, aga lõpetuseks kiire küsimus. Tallinn sai just intelligentse kogukonna tiitli maailmas. Mis on Tallinnas hästi? Igaühele teil üks asi, mis on Tallinnas hästi, kui te lähete kuskile mujale maailmas ja ütlete, et ma olen tallinlane, vaadake, meil on nii. Meil on ju palju asju, mis on hästi. Jah, Tallinnas on toredad inimesed, need, kellega mina kokku puutun. Aga linn? Linn on toredaid kohti. Ma arvan, et arvestades meie väiksust või seda võimalust olla paindlik, et see on nagu riigina ja ka linnana tegelikult, et Tallinnast võiks saada kiiresti arenev, julge, innovaatiline keskkond, et seda paljud suured linnad võib-olla saavad, aga see tuleb väga päevaliselt, siis Tallinn oma sellises paindlikkuses võiks seda kasutada, et julged ideid. Tallinnas on mitmekesisus, see on hästi. Et, see tähendab, elanikkonna, rahvuslik, looduslik? Seda ka, ma praegu mõtlesin rohkem linnaruumist, kuna meil on selles teema, et arvan, et siin on seda ka laiemas tähenduses, aga ma eriti pidasin silmas seda juba ajaloolist pärandit, et juba alates Tallinna vanalinnast, kus on selle mitmekesisuse muide on loonud kõige rohkem vaesus. Vaesus on hea asi. Et sest vanalinna areng läbi sajandite on olnud selline, et see ei ole väga rikas linn olnud ja siin on jäänud alles eelmiste ajastuste, eks ju, et võtame siin läbi sajandite täiesti erinevaid ajastuid, ei ole jõutud maha lammutada. Ja see on loonud mitmekesisuse ja see on paljuski Tallinna vanalinna väärtus. Ja see on ka tunda praegusel ajal, eks ju, kuidas meil oleme 20. sajandil suutnud jätta puitelamurajoonid alles, näiteks kuigi väga suures osas Euroopas juba siuksed asjad lammutati maha ja ega siingi oli plaanis, aga ei jõutud. Ja nii edasi, kuni selle läbi 20. sajandi ei olnud mitu erinevat ühiskonda, eks ju, see on kõik jätnud oma kihi kuidagi oma jäljed siia Tallinna linnaruumi. Ja minu meelest on Tallinn näiteks tunduvalt mitmekesisus kui näiteks Helsingi, kus on nüüd siuke ühtlane, et me tegelikult peaksime otsima ja väärtustama seda. Mitmekesisus, Ander.
jah, ja selle mitmekesisuse juurde tulles tagasi korra ma hüppan siis ilmselgelt me oleme jõukaks saanud, sellepärast et kui me vaatame seda, kuidas meie linnapildist kaob näiteks nõukogudeaegne arhitektuur ja mis on tegelikult väga hea arhitektuur, mis lihtsalt kas pannakse uued fassaadid ette või võetakse täitsa majad maha, et kahjuks nagu üks kiht on tegelikult praegu ära kadumas. Aga tulles nüüd sinu küsimuse juurde tagasi, siis ma arvan, et Tallinna nagu see positiivne on see, et meil on veel kõik võimalik. Et meie linn ei ole nii tihedalt välja arenenud, nagu on paljud Lääne-Euroopa linnad, et meil on veel võimalik seda linna arendada ja meil on võimalik seda arengut suunata sinna, kuhu me tahame minna. Ma arvan, et Tallinna kõige suurem tugevus on see, et ta on mugav ja kompaktne linn, kus on tore elada, hea töötada, mis võimaldab eneseteostust.